Tere! Tervitan sind Autokirurgia kliiniku töötoast ja täna on meil lõpuks ometi üle pika aja üks mõnus tehnilist laadi video. Ja täna me siis saame tutvuda ja vaadata sisse korra sellisele vahvale detailile, nagu seda on Audi S-Tronic käigukast. Ütlen kohe ära, et S-Tronic ja DSG on põhimõtteliselt samad asjad erinevate nimetustega. Loomulikult üks ühele neid võrrelda ei tohi, need on erinevate platvormide peal kasutusel, kuid nende tehniline konstruktsiooni nagu idee ja põhimõte on äravahetamiseni sarnane. Nagu näha, siis seda S-Tronicut on siin 2 töölauda täiesti täis ja miks on see käigukast lahti võetud ja mis siin sees üldse on, saame kohe teada. S-Tronic siis oma olemuselt ametliku nimetusega on topeltsidurautomaat käigukast. Jah, täpselt nii kentsakalt see kõlabki nagu topeltsidur ja automaat, aga ta tõepoolest ka nii on. Automaat on see käigukast just tänu sellele, et salongis ei ole olemas enam siduripedaali, vaid on meil lihtsalt ainult käiguvalits, mis lubab siis valida vastava sõidurežiimi. Aga kust tuleb see topeltsiduri osa? Noh, see on see vahva tort. Me oleme sellest tordist kunagi ka juba väikese jutukese teinud. Teema ongi siis see maagiline osa, see topeltsidur. Siin tordi sees on tõepoolest 2 paketti sidureid, mida siis kordamööda liidetakse, lahutatakse. Ja käigukast ise, ütleme reaalne ülekanne, see, mis nüüd päriselt mootorist võtab jõu ja paneb rattad käima, see on täiesti mehaaniline käigukast, nii nagu see on eluaeg olnud. Ehk siis siin sees ei ole õliturbiini, mingisuguseid siduripakette, mis libisevad, liuglevad, planetaare, muffe, käigupidureid, mitte midagi sellist. Siin on hammasratastega, sünkronisaatoritega käigukast. Need sünkronisaatorid siin sees on sisuliselt igavesed, kuna käigu lülitamisel praktiliselt mitte kunagi ei saa tekkida viga. Ma mõtlen sellist kasutaja viga, et liiga kiiret, liiga lohakat, laiska käiguvahetust ei juhtu, kuna selle eest hoolitseb meil Mehatronika plokk. Tema ongi, täpselt nagu ka nimi ütleb, Mehatronika, ehk siis ta ühendab meil elektroonika ja mehaanika ja selline vahva, geniaalne tükk see tõepoolest on. Ehk et siis tegemist on mõnes mõttes küll väga keerulise käigukastiga. Ma arvan, et ma tehniliselt ei liialda, kui ma ütlen selle kohta robotiseeritud manual käigukast. Ma natukene küll teen liiga S-Tronicule, kui ma ütlen ta kohta robotiseeritud manual, sest näiteks Prantsuse autotööstuses on olemas sellised üsnagi kentsakad näited robotiseeritud manualidest, kus võeti lihtsalt kõige tavalisem manual käigukast. Ja nüüd selle koha peale, kust peaks sisse minema siis käiguvalitsa, kas siis hoob või võll või tross, on istutatud selline pisikene karbikene, mis siis selle liigutuse sinu eest nagu läbi teeb ja samamoodi ka sidurit juhitakse lihtsalt kas siis väikese elektrilise või hüdraulilise mingisuguse ajamiga ja sidur ise on ka täiesti tavaline, samasugune nagu manuaalil. Näiteks Citroenil on sellised käigukastid olemas. Nende töökindlus ja nende mugavus on kindlasti teema omaette, jätame selle praegu kõrvale. Aga nüüd siis selle juurde, et miks on meil siin see S-Tronic siis selliseks pusleks või legoks lahti võetud, on täiesti, vabandust, aga debiilne probleem. See ei ole väga nagu levinud rike, aga nendel kastidel on ette tulnud üht väikest sellist probleemikest, nimelt õli segunemine. Täpsemalt on selles kastis, selles konkreetses on ka teisi näiteid, aga sellel käigukastil on 2 erinevat õli. Üks on siis mehaanilise poole jaoks, teine on selle automaadi poole jaoks. Automaadi pooles on meil siis seesama tordipoiss, ehk siis topeltsiduri pakett. Ja see on märgsidur, see on mitmekettaline lahendus ja see ujub õli sees. Samamoodi ujub õli sees meil ka Mehatronika plokk, mis siis neid sidurite
vajutamisi ja käikude rakendamisi reaalselt läbi teeb. Temal on siis üks õli ning manuaali poolel, kus on meil siis sünkronisaatorid, hammasrattad, laagrid, kõik see, nagu ta nii-öelda peakski olema, see on teise õliga. Probleem on selles, et need õlid ei tohi mitte mingil juhul seguneda. Tootja on teinud enda poolt peaaegu kõik, et seda ka ei juhtuks. Siin on kasutusel sektsioonide vahel, nagu ma sellest juba räägin. Paratamatult need sektsioonid on mingilt maalt ühendatud, kuna jõud hakkab ju mootori poolt pihta. Ta liigub läbi selle automaadi osa, kus on need sidurid ja siis ta jõuab sinna manuaali osa peale, kus päriselt selle jõuga siis juba tegeldakse. Ning sektsioonide vahel on kasutusel väga-väga peened, ja ma ei mõtle peened sellest, et nad oleks väiksed, vaid peened sellest, et nad on väga kõrgetasemelised tihendid. Kasutatakse topelthuuliktihendeid, ehk siis rahvakeelis immerlinge, aga neid on topelt, üks ühele poole, teine teisele poole, et jumala eest need õlid ei seguneks. Ja huumor on selles, et loomulikult sellel käigukastil need õlid segunesid. Ja see tihend maksab enam-vähem 15 €, aga selleks, et seda tihendit vahetada, on vaja see käigukast täpselt nii molekulideks võtta, nagu ta siin on. Kasti esimene korpus, kasti teine korpus, käigukasti kolmas korpus, difrid välja, õlipump välja, sidur välja, mehhatroonika küljest ära. Ulme, mis lammutamine on see, et pääseda selle ühe pagana tihendini. Loomulikult on siin tihendeid veel, samade käiguselektorite küljes on ka topelthuuliktihendid, ka otse loomulikult me vahetame välja. Aga nüüd sa küsid, et okei, tihend, sektsioonide vaheline tundub nagu tähtis asi, aga kuidas me saime aru, et see tihend on vigane ja mis siis juhtub, kui see tihend otsad annab? Kui see tihend otsad annab, siis juhtub katastroof. Ilma igasuguse naljata siis juhtub lihtsalt katastroof ja täpselt kahjuks nii pahasti ka selle käigukastiga läks. Me saame selle kasti tööle. Summa on muidugi astronoomiline, aga see on endiselt 3 korda väiksem summa, kui maksab uus käigukast ning kasutatud käigukasti suhtes oleme alati väga skeptilised. See tähendaks, me võime võtta kasutatud kasti, aga kindlushuvides tuleks see ikkagi lahti teha, vaadata, mis sees on, et mitte nagu sattuda väga veidrasse olukorda. Niisiis, mis siis juhtub, kui õlid segunevad? Nimelt, tavalise manuaalse transmissiooni puhul kasutatud vedelik ja siis nendes ujuvates sidurites kasutatud vedelikud on väga erineva viskoossusega. Manuaali poole peal on see õli sellise iseloomuga, mille, ütleme siis lihtsamalt seletatuna, mille libedus on maksimaalselt suur. Tal ei olegi ette nähtud seda tegurit, et ühelt maalt sellele hõrdumisele saab nii-öelda pidur ette. Automaadi poolel aga on see, et tal on teatud viskoossus, teatud libedus, aga ta peab töötama ka hõõrde tingimustes. Ehk siis teatud surve juures ta ei tohi enam olla libe. Ehk siis kui siduripakett kokku pigistatakse teatud jõuga, mis on tehasest seadistatud, siis libisemist seal enam ei tohi juhtuda. Manuaali õlil sellist omadust ei ole. Kui selle tavalise manuaali poole õli peaks pääsema mingil neetud põhjusel siin automaadi sektsiooni, siis selle automaatse käigukasti poole. See on hästi veider on sellest rääkida, me räägime automaadist ja manuaalist, aga see ongi see tinglik, et tagumine pool kastist on meil manuaal, kus on hammasrattad, sünkronisaatorid ja esimene pool on meil automaat, kus on siis see mehhatroonikablokk ja siis see märgsidur. Kui nüüd toimub see segunemine ja see automaadi õli saab libedam, kui ta peab olema, siis tekib selline efekt, et sidur hakkab libisema. Ja ta ei hakka libisema nüüd nii tohutult, et gaasivajutusel tahomeetri seier jookseb põhja ära, aga auto sisuliselt ei liigu. Ei, see libisemine on hästi väikene. Ütleme niimoodi näitlikult, et kui mootor teeb näiteks 1000 pööret, siis peavõll teeb näiteks 972 pööret. Seda ei ole nii palju, et andurid registreeriksid selle libisemise, aga siiski, kui meil on
jõud taga ja meil toimub libisemine, siis meil toimub siduri liiga kiire kulumine, sidur kogu aeg libistatud seisus. Ja loomulikult me ei tunne ka mingit erilist haisu siin taga, sest et see ei ole üleni selline täislibisemine ja see kõik on õli sees, ta on enam-vähem ikkagi jahutatud ja see toimub taustas ja see võtab aega mõni kuu, kui see katastroof päriselt ära juhtub, kui tuleb kätte see hetk, et see masin enam ei sõida. Kahjuks nii läks ka selle käigukastiga, mis oli veel hästi-hästi paha, kui me võtsime selle kõik lahti ja me nägime, mis siin sees on. See õli oli muutunud siin sees süsimustaks, nii et me peame veel ka selle mehhatroonikaploki üle käima, et aru saada, kas tal on veel eluvaimu sees või mitte. Ütlen kohe etteruttavalt ära, et kindlushuvides me vahetame ta välja, samamoodi läheb uus sidur ja lähevad need neetud pisikesed topelthuuliktihendid ka vahetusse. Kuidas seda probleemi vältida, kuidas olla kindel, et sinu autol sükest asja ei juhtu? Ega siin ei ole väga nagu head lahendust. Üks asi on loomulikult regulaarne hooldus, kuigi hooldus otseselt seda probleemi ei enneta, aga hoolduse käigus on võimalik selle probleemi algeid avastada. Näiteks kui teha käigukastile täielik õlivahetus, mitte ainult vahetada seda automaadi poolt ja õlikoguseid mõõta, mis käigukastist välja tulevad, siis saab juba ära tuletada, kas siin on midagi pahasti või mitte. Konkreetse käigukasti puhul oli väga hästi näha, kui me lasime manuaali poole tühjaks, siis oli siin õli natukene rohkem kui peaks. Täpset kogust on keeruline öelda, sellepärast et käigukasti vool aga mitte kunagi tühjaks, aga ütleme nii, et kogenud tehnik saab sellest aru, et siin on ikkagi liiga palju. Ja mis oli kindel märk, mis reetis, oli see, et see õli haises kõrbendsiduri järgi ja kõrbendsiduri hais on midagi, mille tunneb autotehnik kilomeetri kauguselt ära. Ja sealt tuligi meil põhjus, et see käigukast ka lahti võtta. Ma näitan sulle nüüd neid samu udupeeneid tihendeid, mis siis kogu selle asja võivad põhjustada ja samal ajal on hästi nagu põnev vaadata selle käigukasti tegelikult üldiseid detaile. Näiteks kas või seesama käigulülitusmehhanism, kui sa oled mõnda manuaal käigukasti seestpoolt näinud, siis sa saad aru, et siin on täpselt seesama elu, mis igas teiseski käigukastis ja mis nagu väga nagu avaldab muljet ja nagu ütleme, paneb ahetama selle kasti puhul on see tegelikult see konstruktsiooni keerukus või ütleme, isegi mitte nii väga keerukus, aga ütleme see tase. Et vaata näiteks seda võlli. See on nüüd võll, mis tuleb kesktifrist esidifrini. Tema siis on 4-biosüsteemi üks komponentidest ja missugune on siin see tase, kuidas on see võll viimistletud, milline on see materjal. Ja nüüd muidugi mõelda ka nende tootmisoperatsioonide peale. Siin on lõigatud diagonaalhambaid, siin on lõigatud sisemised hambad. See kõik on sajandik millimeetri peale täpne ja missugune arvutus ja leiutamistöö siin sees on olnud, see on lihtsalt kosmos. Sellepärast on ka nende asjadega tegelemine niivõrd aeganõudev, niivõrd kulukas loomulikult ja siit ka vastus küsimusele, miks käigukast, kui me võtame karbi seest uue, miks käigukast maksab peaaegu sama palju kui mootor. Sest ainult see fakt, et siin sees ei käi kütuse põletamist, ongi kogu erinevus mootoriga. Tehnoloogilises mõistes on see täpselt sama keeruline detail ja teda on ka täpselt sama keeruline valmistada. Meie aga siinkohal teeme veel mõningad lõplikud puhastustööd, paneme need neetud tihendid paika ja paneme selle kasti kokku ja üks inimene saab jälle nautida selle käigukasti ja selle mootori, mis selle auto küljes on, selle mootori siis ideaalset sujuvat koostööd, nautida sujuvat sõitu, ökonoomset sõitu ja miks mitte ka dünaamilist sõitu. Nii palju siis sellest ja loodan, et see video oli sulle põnev, said äkki midagi teada, kuidas see elu siin toimib ja kui sul on ka omal autol selline käigukast ja sul on mingi mure, siis alati ja vabalt võid pöörduda meie poole, oleme ikka abiks. Seniks kuniks aga aitäh sulle ja näeme peagi!